siin doktor Heigo Ritsbeck, Püha Katoliku Kiriku kardinal. Me räägime kirikust, oleme rääkinud erinevatel teemadel ja täna võib-olla alustaksime ühte teist liini, kus me tuleme kohe vara kiriku teema juurde, selles mõttes, et kuidas siis algses või varakirikus või algkoguduses, kuidas keegi tarvitseb öelda, asjad käisid. Ja kõigepealt võtaksime sellise meelevalla teema, mis võib-olla mõnedele inimestele ei tundugi tänapäeval väga oluline, aga mõnedele kindlasti tundub. Tänapäeval me oleme ka muutunud kirikus väga sellisteks pragmaatilisteks ja meid huvitaksid kindlasti jutlused, et 7 sammu, kuidas omada sellist head ja küpset usuelu või 6 sammu õnneliku kristliku abieluni või 7 sammu, kuidas vabaneda sõltuvustest ja nii edasi. Aga mäletan, kuidas aastaid tagasi olin kutsutud ühe vabakiriku piiblikooli loengut pidama patristikast ja esitasin lihtsa küsimuse. 2. või 3. sajandi koguduses tekib üks probleem. Mida siis need inimesed seal koguduses teevad? Ja käed tõstsid paljud ja kõikidel oli piibel käes ja silmad särasid, et vaatavad piiblist järele. Ja siis ma ütlesin, aga vaadake, sel ajal meil veel piiblit kanoniseeritud kujul ei ole. Ja siis läksid kõikide näod süngeks ja mõnel isegi kurvaks. Ja mõnel see oli väga šokeeriv. Me oleme selle protestantismi järgse sola scripturaga ilmselt läinud nagu teise äärmusesse. Et piibel nagu annab kõik piirid kõikides asjades meile kätte ja tänapäeval kõik kirikud, kogudused, konfessioonid on piibli alusel. Keegi väidab, et me ei ole piibli alusel, aga neid on 40 000 erinevat uskonda. Nii et piiblist võib ilmselt lugeda välja väga erinevaid asju. Ja sellepärast ma tahaksin rõhutada just nimelt seda tänases loengus, et kui me tuleme sellise sakramentaalse liturgilise kiriku juurde, siis usu aluseks tervikuna on see, mida me oleme pärinud apostlite käest. Ortodoks kirikus isegi on olemas püha pärimus, seal isegi püha kirja või tähendab piiblit ei eristata teistest dokumentidest niimoodi. Lääne kirikus, katoliku kirikus, seal on muidugi olemas omaette piibel ja siis püha traditsioon. Ja muide ka see püha traditsioon on olnud ka hilisematel aegadel väga tähtsal kohal, näiteks metodismi raaja John Wesley väga rõhutas seda ja pani ka metodismi usu alustesse selle sisse. Mida see õieti siis tähendab ja kus kohalt me võiksime nagu nende teemadega ka alustada, et siis edasi minna vaadata varakiriku elusse. Me teame kõik seda kirjateksti Matteuse evangeeliumi lõpuks, kus Jeesus annab oma jüngritele suure missionikäsu. Ja seda suurt missionikäsku on väga palju tsiteeritud, sellest on palju räägitud ja ma arvan, see on meile kõigile väga kallis ja oluline. Jeesus ütleb, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja siis annab 2 punkti, mis tuleb teha. Esiteks tuleb ristida ja teiseks tuleb õpetada. Aga mida me teinekord võib-olla seame tahaplaanile või nii palju ei rõhuta, on see, mis oli enne, kui Jeesus neid sõnu ütles. Ta alustab tegelikult seda missioni läkitussõnadega, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Tänu sellele me saame seda teha, et Jumalal on meelevald. Me tuleme hiljem nende teemade juurde veel täpsemalt, aga näiteks kas või apostolik suksessioon. Miks preestril või piiskopil on meelevald pühitseda armulaua elemente ja need muutuvad Kristuse tõeliseks ihuks ja vereks. Miks me tuleme eri meelevana juurde erinevates valdkondades? Just nimelt sellepärast,
et see on midagi, mida Jumal on eriliselt andnud. Tänapäeval võib-olla me esitaksime teistsuguseid küsimusi, aga tuletan meelde, ka Jeesuse päevil tihti esitati temalegi küsimus, millise meelevallaga seda teed. Isegi me teame, et Jeesust süüdistati, et ta kasutab nagu kuradi abi oma imetegude juures. Ja sellepärast Johannese evangeeliumi 20. peatükis, kus me loeme Jeesuse ülestõusmise järgsetest ilmumisest ja koos sellega ka seda kuulsat Tooma lugu ja siis on selles väga imeliselt toodud meile Jeesuse ilmumisega seoses, kui Jeesus tuleb oma jüngrite juurde, mis ta siis teeb esimest korda pärast ülestõusmist. Kõige esimene asi on väga traditsionaalne igas kultuuris, on tervitamine. Ta ütleb rahu teile, see on selline idamaa tervitus, ja siis ta ütleb nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Ja siis ta puhub nende peale ja ütleb, võtke vastu püha vaim. Me väga tihti oma vaimulikus teenimises ja elus seda tekstiosaga rõhutame ja selle tähendust ja tähtsust ja kõike muud. Ja vot siis tuleb üks väga oluline tekst kohe sinna järgi. Kui me oleme vastu võtnud püha vaimu, täpsemalt öeldes, kui on see antud apostlitele, Kristuse esimestele piiskoppidele, ma võiksin öelda, siis mis neile antakse? Mis nad tegema hakkavad? Ja taas tuleb meelevalla küsimus. Kohe järgmine salm. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Väga paljude jaoks on see tekst kuidagi väga raskesti omandatav või raskesti vastuvõetav. Kas Jumal annab inimestele siin maa peal, teatud inimestele sellise meelevalla, sellise õiguse, kuidas see tuleb, miks see niimoodi on. Ja ma saan aru, et inimesed, kes teatud vabakogudustesse kuuluvad, nende jaoks tõepoolest see võib olla tõsine probleem. Ja arusaamatus isegi. Aga see ei ole mitte ainuke koht Piiblis, see ei ole mitte nii, et me otsime ühe kirjakoha välja. Paneme tähele Matteuse evangeeliumi 16. peatükis, kus Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks ja ütleb, sina oled messias, elava Jumala poeg, ja Jeesus vastab talle, sina oled Peetrus, ja sellele kaljule, see tähendab siis Peetrusele ja teistele apostlitele, esimesed piiskopid, ma ehitan oma koguduse, oma kiriku. Ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ja ma annan teile järgmine asi kohe täpselt samas liinis, nii nagu Johannese evangeeliumis. Ma annan sulle taevariigi võtmed. Mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad ka maa peal, see on lahti päästatud ka taevas. Kas ei ole mitte imeline, et Jumal on andnud oma meelevalla oma apostlitele, oma piiskoppidele siin maailmas tegutsemiseks. Ja paneme tähele veel sellest Matteuse evangeeliumi tekstist, see ei ole mitte ainult kinni seotud, vaid lahti päästetud siin maa peal, vaid see on ka taevas. Väga imeline ja väga, võiks öelda, fantastiline tekst tegelikult. Ehk teisisõdu, kui me tuleme sellise
nõndanimetatud usu aluse küsimuse juurde, siis selleks on just nimelt see apostellik traditsioon või apostlite õpetus. Ja sellel on sellepärast väga suur tähendus, et me kõik ei leiagi Uuest Testamendist või Piiblist. Paljudele küsimustele vastuseid me peamegi selle apostlite traditsiooni juurde minema. Ja sel ajal, kui Piibel ei ole veel kanoniseeritud ja küsitakse, kuidas me selles või teises või kolmandas olukorras käitume, siis me näeme neid dokumente, mis on säilinud pärast Uue Testamendi aega, siis alati öeldakse, aga apostlid tegid nii. Apostlid tegid nii. Ja üks huvitav asi veel siia selle esimese loengu selle teemal lõpetuseks. Paneme tähele ühte huvitavat asja. Kes andis meile Piibli? Piibel kanoniseeritakse aastal 397 peale Kristus Konstantinoopoli kiriku kogul. Selle kanoniseeris kirik. No me ütleme Jumala püha vaim laskis selle korda minna, jah. Kirik ütles, mis on Jumala sõna. Kirik ütles, mis ei ole Jumala sõna. Ja nüüd on veel üks huvitav asi. Mõtle selle peale. 397 öeldakse, mis on Jumala sõna. Aga aastakümneid varem, aastal 325, sellest ajast, sellest on kuskil umbes 70 aastat varem, kirik ütleb, mis on õige kristlik õpetus. Nikaia usutunnistus on pärit sellest. Nii et isegi sel ajal, kui Piibel ei ole veel kanoniseeritud, kui me päris täpselt ei tea veel, kas Jumala sõnas on see kiri või see raamat olemas, me teame, mis on kristlik usk, sest see on meil olemas Nikaia usutunnistusest. Ja sellepärast Nikaia usutunnistuse tähtsus ongi niivõrd suur. Loomulikult see ei ole Piibli sõna, loomulikult see ei ole Piiblis ja nii edasi, ma saan sellest aru. Aga paneme sellesse ajastu konteksti ja me mõistame, miks on nendel dokumentidel selline suur tähendus. Ja miks me ei suuda varakirikut mõista ja varakirikust aru saada, kui me jätame selle nüansi kõrvale. Kõige tähtsam oli seda, mida apostlid õpetasid. Ja mida lõppeks apostlid õpetasid? Mida lõpuks apostlid tegid? Apostlid õpetasid seda, mida Jeesus oli õpetanud. Nad jätkasid Jeesuse poolt õpetatu edasiandmist.